meil siin väiksed öised mängud Zoe'iga. Aga ma ei ole nüüd mitu päeva vloginud. Tegelikult ma esmaspäeval vlogisin. Mul tuli õepoeg külla. Ta jäi ööseks mu juurde. Aga kuna mu kaamera otsustas rolli mängida, siis mällukaart hakkas hullu panema ja ei salvestanud need videod ära, mis ma tegin, nii et kõik see materjal läks raisku. Kadus ära lihtsalt. Ja täna mul ei olnud väga aega. Jah, mul on see veel käe peal. Ma ei taha seda katki lõigata ja ma pole jõudnud sellega tegeleda, et seda ära võtta. Ja see on kõik pesemisest ja kõigest on juba krussi läinud ja soovikarvad on siin küljes ja ma luban, ma homme tegelen sellega. Ma loodan, mul on homme midagi huvitavat teha siis. Kui ei ole, siis ma mõtlen midagi välja. Siis näitan kas või kuidas ma süüa teen või okei, söögi tegemist ma näidata ei saa sellepärast, et mulle ei meeldi, kui keegi minu kööki läheb. Sest see ei ole õige korter selles suhtes, et see on põhimõtteliselt üks suur tuba, millest on tehtud siis nagu korter, kus on pandud vets, vannituba ja köök ka veel sisse. Köök ei ole just kõige ilusam koht ja seda ma ei taha näidata, aga küll ma mõtlen midagi muud välja, mida teile näidata, siis ma saaks varsti mingi aeg uue vlogi panna ülesse. Sest mul on praegu puhkus ja ma võiks miskit teha, sest mul on vaba aega ja ma võiks oma siis YouTube'i kanaliga tegeleda selles suhtes. Et jah, ma mõtlesin selle peale. Pean ennast kokku võtma, ei ole midagi siin pikutamisest ja löösutamisest. Peab tööle hakkama. Vahest on puhkusel isegi raskem olla, sest siis sa tead, et sul on aega ja siis sa pead hakkama tegelema kõigega, millega sa siis ei jõua tegeleda, kui sa tööl oled. Jah, vist sai õigesti öeldud. Aga kell on praegu 12 läbi, on juba 3 päev tegelikult kella järgi. Kuigi minul on teisipäev veel. On 3 päeva pärast lõuna, vaikselt hakkab õhtu juba saama tegelikult. Ja ma mõtlesin, et ma räägin veits nädalavahetusest. Toni saab koju, Toni saab selle nädalavahetus koju. Ma ei jõua ära oodata, ausalt ma ei jõua. Tal on 3 päev. See on 4 päev veel ja siis on juba reedel saab koju, mõelge. Issand, aga see on ainult nädalavahetuseks. Aga jah, seegi, issand, ma ei jõua ära oodata. Me teeme kõike koos ja me käime siin, seal. Ja mis sa Zoe teed? Kas sinu ootad ka Tonit koju või? Zoe? Ootad Tonit koju või? Linnud lendavad. Mina küll ootan, ma ootan täiega. Aga ma peaks õhtusööki tegema hakkama. Kui õhtu veel ei ole, aga mul on see söömine käib niimoodi, ma söön hommikusööki ja siis vaatan päeva peale ja söön veel midagi, et kui Tonid kodus ei ole, siis ma reaalselt ma ei viitsi süüa teha. Mitte ma ei viitsi, aga ma nagu ei näe mõtet. Ma ei näe mõtet, et ma peaks endale süüa tegema. See on võttis nõme, aga ma ei tea, mul on pigem see, et ma tahaks kellelegi teisele teha. Kätlin oli ka siin üks päev ja siis see oli üks kord üle pika aja, kui ma tegin süüa nagu reaalselt ise. Vahepeal ma käin väljas, ostan midagi või siis käin poes, ostan mingit valmis toitu nii-öelda, et ma ei taha teha nagu ise kodus süüa. Üleüldse mul on see köök seal nagu, ma ütlen nagu mingi peldik. Mitte välimused, võib-olla välimused ka, aga lihtsalt see on nii kitsas ja seal nagu põhimõtteliselt sa lähedki lihtsalt seisad sinna pliidi ette ja sa mujale liikuda ei saa, sest seal on nii kitsas. Sest köögis on ju ahi, millega me nagu talvel kütame. Nagu see pliidi osa on ka seal suur. Ma nagu ei taha näidata köökist, mulle absoluutselt ei meeldi see. Ja siis seal on dušš, siis seal on pliit, siis seal on pesumasin, siis seal on kraanikaus, boiler ja see kõik on mingi, ütleme, et alla 4 ruutmeetri on see nagu köök. Ja liikumisruumi seal, ma ei tea, ruutmeeter võib olla ainult, ka sedagi. Ja siis ma pean seal hakkama saama, aga sellepärast ma ei tahagi väga teha midagi, süüa ega midagi. Mul oleks nii tore, kui ma saaksin teile näidata, kuidas ma süüa teen või vahepeal siukseid klippe vahele panna, aga ma ei saa. Sest et seal on nii kitsas ja seal on esiteks nii kole. Tere tulemast minu ellu. Aga ma siiski proovin kuidagi moodi midagi näidata. Kuidas ma süüa teen. Loodan, et kunagi saan natukene suurema kodu.
kus mul on oma köök vähemalt. Teeb, mul on duširuum, kütmiskoht ja pesupesemis ja söögi tegemiskoht kõik ühes väikses. 3,5 ruutmeetrit oli, mõtlesin ära. Aga ma nüüd lõikaks selle paelakäe küljest ära. Vasaku käega pole eriti tore lõigata, aga no, läit ongi. See läheb mälestusse karpi, sest et jumal teab, kas ma kunagi veel saan viikendile minna. Ostsin kalale uue kaunistuse sinna, siukse roosa. Tuui, mida sa teed? Karvad suus kõik ja lakkusin Käti pead. Aga muideks Käti on külas mul, jah. See on see Priti. Ja me tükk aega tahtsime kokku saada ja nüüd lõpuks tuli. Lõpuks, jah. Vaatasime minu selle vlogi ära ja siis ta kodus ei saanud vaadata, sest tal ei ole wifi't ja ta sai telefoni net otsa ja see on papist jah. Mul on papist aknalaud. Pane ikka kui mitte midagi. Suu saab vähemalt selle alla. Nüüd ma ei meeldi või? Täna on juba 4 päev. Ja homme tuleb Toni koju. Issa ma ei jõua ära võtta. Ja praegu lähen käin ema juures. Ema tahtis mind külla. Ma ei otsusid küll, aga no ma käin tal töö juures, siis me räägime juttu seal ja ta pole ammu mind näinud ja õues on jumala külm, ma ei saa aru, mis toimub. Suvi sai see aasta kuidagi väga varakult läbi, ma vaatan. Muidugi liiga külm on, no 15 kraadi ainult. Panin ka salli kaela ja et asju oleks ja lähen väntan nüüd MC juurde. Täna on reede ja Toni tuleb varsti. Kell on 2:30 ja Toni mingi ma arvan, et 6 jõuab vast. Aga nüüd ma pean oma mehe jaoks ennast ilusaks tegema. Nii et tada! Nii kähku see käiski. Tegelikult mitte. Mul on tegelikult juuksed veel vaja teha, aga need peaksid natuke kuivama veel. Veitsi niisked on. Aga sain teada, et Toni hakkas sõitma juba. Kell on 3:30. Ja saate arvata, Mart tuleb, ma ei jõua ära oodata. Päike tuli ka välja. Juhu! Et lähme jalutame, vaatame ja sööme midagi kuskil. Ma ei jõua teda ära otta. Mingi vähem kui 2 tunni pärast peaks ta siin olema. Toni on Tartus juba. Peaks varsti koju jõudma. Sa ihmatad mind iga kord, Joey.
lõpuks oled kodus. Nüüd jäädki siia ja? Ja ma ei lase sind tagasi enam. Juulevõlk on sul nüüd. Oota, Zoe, kui katsus sind. Kes see on, Zoe? Mis kui pikali. Sain oma musikise kätte nüüd ja me mõtlesime, et me õhtustame koos. Ja me sööme õhtust ja... Aga me ei tea, kuhu minna veel. Eks meil siis käigu pealt tuleb see, on ju? Igastahes praegu jautame kesklinna ja naudime üksteise seltskonda, on ju? Oleme praegu siin metros. Sööme natuke. Toni võttis endale selle võileiva. Kuidas tundub? Jaa, ma arvan. Marta maitseb ka. Mina võtsin propi endale ja friikad tulevad veel järgi. Ja tisu? Tisu. Käisime söömas ära, nagu täis. Me tegelikult ammu juba käisime. Otsime vetsu tükk aega. Kvartalis ei leidnud. Siis lõpuks leidsime, siis see maksis. Tore on ju. Jaa. Ja siis... Röövivad. Jah, röövivad. Aga selles suhtes Toni ütles, et ilus vets oli seal. Nii et on oma hinda väärt on ju. Ma arvan küll. Ja siis nüüd käisime poes, otsime süüa õhtuks. Mingit snäkki. Hakkame filmi vaatama arvatavasti ja naudime üksteise kohalolekut. Ja nüüd sõidame bussiga koju. On ju? Jep. Jep. On järgmise päeva hommik ja me lähme Toniga käime, vaatame Lõunakeskuses. Ostame paar asja. Mul pada nägu. Kuigi ma ärkasin suht ammu juba, ma ei tea, miks mul siuke padjakas on. Ma arvan sellepärast, et Toni kõrval oli nii hea magada. Mul on hea tuju. Aga ma ei taha homset päeva, siis Toni läheb ära ju. Praegu naudin seda hetke, mis on. Seda aega, mis meile antud on. Paneme teleka seina peale. Paneme sinna. Enne oli seal kapi peale, aga nüüd paneme sinna. Siia ilusti. On ju, pabi? Nüüd on see maagiline hetk, kui Toni paneb teleka seina. 2 tundi läks aega, et see väike julla sinna saada. See on ju kipsein. Ei, allapoole. Tõmba enda poole, allapoole. Siia jah, nüüd alla. Ja nüüd lükka kõrvale, jah. Sinu pool on või? Jaa, kinni on ja siin on küll. Vaata enda poolt. Jaa. On ju kinni? Jaa. Saate. Voila. Tadaa! Ongi olemas. Siin on suht segadus praegu. Lõpuks sai see asi korda, noh. Jah, me tahtsime nii kaua seina peale panna seda. Tere tulemast meie kodu. Sa pead tegema neid, papi. Me tahame kappidest lahti saada ja nüüd kõik riided on siin. Ja siin on ka igast asjad ja kõik on väga ilus. Ja lammutame praegu. On ju, Toni? Jaa. Ma olen siin assistent, kogun Tonil kruve. Ma ei saa midagi teha muud. Sai kapp kokku pandud ja suur töö on tehtud ühesõnaga. Nüüd käisime Toniga söömas ja läheme lõõgastuma veits väljas ja läheme kuskile peole Toniga. Suur töö sai ära tehtud, mitu tundi askeldasime seal.
noh, nüüd ta läheb siis. Just. Sõbra mu juurest. Up there. Look at him. He's like, we have 3 out already. We keep the other one in storage. no, get my baby down. Put my baby down. Too big of a home. And now it's like, Now we have like so much stuff Although- to get rid of. this was genius. I'm never comfortable showing you guys my laundry room, but I'm going to show you anyway because Kuni läks eile ära. Ma olin nii kurb. Ma olin siiamaani kurb. Kõige nõmedam ongi see, et ta praegu ära läks. See hüvastijat oli palju hullem, kui oli siis, kui ta esimest korda ära läks. Sest et nüüd ma ju tean, mis mind ees ootab. Sama pikk aeg jälle. Ja ta oli veel nii pikalt ära ja korraks nägin teda ja nüüd ta on juba jälle läinud. Käisin üle pika aja täna tööl jälle. Veits kahtlane oli olla seal. Täna käis õde Liina mu pool ja ma tegin talle juustele seda hooldust. 2 tundi mästasime. Nüüd ma olen jälle üksi. Aga ma arvan, et see on mu vlogi lõpnud. Aga aitäh, et vaatasite ja loodan, et teinekord vaatate jälle. Ja kindlasti, kui teile meeldis ja tahate veel minu videosid näha, siis võite ka subscribe panna. Sest siis tuleb teile märguanne, kui mul on uus video üleval. Nii et need inimesed, kes minu videosid tavaliselt Facebooki kaudu vaatavad, siis ei pea ootama seda, kuna ma lõpuks seda Facebooki jagan. Järgmises videos näeme. Tšau!